Tervist kõigile siit Kalev Spordi stuudiost, kus hetkel, nagu ekraanil näha, on käimas siis mäng Kalev versus Ventspils. See on siis väga sügava tähendusega ja tähtsusega mäng, eriti just Kalevile, kuna esimene mäng võideti. Rauno, sina nägid seda mängu lähemalt, mina kahjuks seda mängu ei näinud. Võideti, kas oli 15 punktiga? 15-punktiline võit on jah praegu siis Kalevil tagataskus, aga nagu mängujärgsetes kommentaarides paljud võistkonnaliikmed ja ka treenerid mainisid, siis on see suhteliselt ohtlik eduseis. Ehk et mainiti seda, et mõnevõrra lihtsam oleks minna väiksema eduseisuga või koguni kaotusseisuga mängima kordusmängu. Mina seda arvamust ei jaga, ma leian, et 15 punkti on hea eduseis ja see on kindel eelis praegu, kus seis on 1-0 ikkagi edasipääseks. Jah, täna juba üks mäng on BBL-i sarjas toimunud, see läks nüüd natukene õnnetult Rockile, nagu mõningas mõttes ka arvata oli. Lootused olid suured, aga siiski Rock kaotas selle 70-63 ja see mäng just asja lõppes, aga see selleks see on kõik juba olnud. Vaatame, mis saab edasi hetkel, siis Kalev 2 punktide taga ja Ventspils 2 punktid ees. No ja Ventspilsil on nüüd 15-punktilisest kaotustusest vaja nii-öelda välja tulla, esmalt tasakaalustada see 2 mängu üldskoor. Ja nagu näeme, on nad küllalt aktiivselt alustanud mängu, selline päris tugev maa-ala pressing oli ja nüüd ollakse maa-alas, aga Kalev saab ilusti vabalt viskele. Ohtralt on võistkonnad teinud ka muudatusi algkoosseisus võrreldes esimese mänguga. Ei olnud Gregor Arbetit esimeses mängus algkoosseisus platsil. Vastased on toonud number 13 McNamara. Eelmises mängus alustas Raimond Kabrans tema asemel. Ja et näis siis, mis taktikalisi ja ka samuti estraanil olev Vairovs on uus mees algkoosseisus. Ehk siis lühidalt veel algviisikud ära. Ventspilsil Ankimbala, McNamara, Baxter, Vairovs ja Helmanis ja ilus pealtpanek siit hetkel number 8 just Akinbalalt ja Kalevil siis Jelic, Ketso, Arbet, Kangur ja Scott, et mingi nipi pärast on jäänud Kriisa algviisikud välja. No, praegu täpselt põhjust ei tea, võib-olla Kalevi algkoosseis määrati ära pärast seda, kui oli selgunud Ventspilsi oma. Ma täpselt ei oska seda öelda, igatahes niisugused need algkoosseisud on. Nii, Kalev hetkel ründamas siin. Vea saab number 35 Uvis Helmanis. Vanakoolimees. Ja, küllalt ebaõnnestunult mängis mängu Tallinnas 3 punkti viskad, mis ta trumbiks on, viskas 5 piks ja oli väga pemtanud. Ja kui veel esimese ringi mängu meenutada, siis see 15-punktiline vahe ikkagi praktiliselt 3 viimase minutiga tekkis, et muidu oli mäng suhteliselt tasavägine. Kalev eksib siin nüüd hetkel rünnakul ja juba kiirelt tuleb number 33 Vairoks palliga üle ja Arbet hetkel teeb siin talle läbimurdel vea. See on juba Arbeti teine viga, minu arvamus. No õnneks ta jõudis selle vea ikkagi enne vastase viskele minekut ära teha ja praegu mängu algus küll ei ole Kalev Cramolle midagi eriti head siin tõotanud, et oma mängu pole suudetud leida ja nüüd jääb loota, et kaitses see rünnak suudetakse ära võtta, sest liiga palju kohe algusega antakse vastasel nii-öelda ja Ventspils eksib siin praegu siis 3 punkti viskel. See oli McNamara ja teeb ka siia otsa Ed Scottile kohe vea ja pall jääb siis jah Kalevile. Scott. Jah, et Scott on eelmises mängus väga hästi lahendas kiirrünnakus 1-1 olukordi ja üldse õigustas ennast playmakeri koha peal kohe täiesti 100%-liselt võib öelda. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks ta täna algviisikus, ütleme, Kriisa siis välja jäetud. Noh, Kriisa on tegelikult Scottiga koos alustanud siin juba, see on nii nagu välja kujunenud, et Kalevi meeskonna algviisikus on olnud Kriisa ja Scott tavaliselt, ehk siis on Kriisa mänginud number 2 positsiooni rohkem. Aga praegu siis see rünnak jätkub ja nüüd Scottilt tabab ise, ei näinud kas 3 või 2, aga tähtis on see, et Kalevis, 3 punkti vise, et Kalevi skoor on nüüd avatud ja võib-olla see mängu alguse pinge on nii-öelda natukene leevendunud.
leedukad siis hetkel, Ventspils siis hetkel rünnakul ehk siis lätlased, vabandust, ja kaotab ka selle palli ja kiirelt Scott tuleb üle ja meelitab siit uue vea välja McNamara. No nüüd on lätlased ka, ehk Läti võistkond teinud ka juba mingil määral isiklikke vigu, et teravust tuleb hoida ja tähtis on nüüd see initsiatiiv nii-öelda vaikselt enda kasuks kallutada Kalevi poole peal. Siit koguni järgnevad vabavisked, et see on veelgi parem uudis. Et nüüd on võimalus siis ka juhtima minna ja noh, nagu jällegi tulles tagasi esimese mängu järgsetele kommentaaridele, siis paljud ütlesid seda ka, et seda mängu tuleb minna ikkagi võitma, mitte seda eduseisu hoidma sinna. Ja noh, mängu algus on nüüd igati korralik olnud. Ja, et Scott on kuidagi võtnud selle mängu, Kalevi mängu nii-öelda enda kanda natukene, et teeb need läbimurdeid ja nagu püüab seda domineerivat poolt nagu Kalevi kätte võita. Nüüd siin Scott teeb ka vahelt lõike ja nüüd jälle tuuakse pall kiiresti üle, et seda olukorda tuleks ära kasutada, aga noh, selgus, et lätlased jõudsid tagasi kaitsesse ja nüüd on tark jah üles võtta selline positsioonirünnak ja proovida siit nüüd ka mõni teine mees. No ilusasti Ketsole sinna korvi alla ja Ketso pani hea söödu praegu Jelitsile ja suurepärane 7-4. Kalev juhtimas. Just, ja noh, sinule informatsiooniks sedagi, et Ventspils vahetult enne, kui ta Kaleviga kohtus esimeses Balti liiga 8-finaali mängus, siis tal õnnestus alistada kodused konkurendid Riia ASK ja samuti Barons, nii et Ventspils tundus olevat väga heas hoos ja seda väärtuslikum oleks nüüd, kui Kalev suudaks neist jagu saada. Aga praegu hetkel mänguväljakult nii palju, et Gregor Arbet tegi juba oma 3. vea, kui mängida on esimest perioodi veel 7 minutit ja 20 minutit ja muidugi läheb ka vahetus, Kriisa tuleb sisse. Suhteliselt kiiresti niisugune, ütleme natuke Toroninlik kaitsetegevus on hetkel. Jah, aga ma arvan, et praeguses olukorras võib-olla Arbet saadeti väljakule ka sellise kaalutlusega, et kuna ta on nüüd palju pidanud pingilt tulema ja alati ei ole olnud kõige enesekindlam, siis tihtipeale on nii, et kui mänge saadetakse algviisikus väljakule ja viibib seal ka väikese aja, siis ta pärast on tal palju kergem pingilt sekkuda. Noh, küll nüüd praegu probleemiks on see, et 3 isiklikku viga on mõnevõrra palju siin esimese 4 minuti jooksul saada. No istub, mõtleb, teeb järeldused, tuleb tagasi, parandab oma vead ära ja aga 3 viga ei ole veel mingi nii-öelda lõpp. Aga siit ilus sükene pisut konarlik, aga siiski ilus. Konarlik, aga ilus sööt Kriisalt Jelitsile korvi alla, kes toob lisaks veel 2 punkti ja Kalev juhtimas siis 9-6 hetkel. Suhteliselt ei ole väga kõrgeskooriline, aga aega veel on kõvasti ja noh, selles mõttes, kui võrrelda seda nüüd esimese mänguga, mis Tallinnas toimus, siis see on ikka lausa suureskooriline, kuna Tallinnas oli esimene poolaeg lõppes tulemusega 32-30, siin on meil mängitud pool esimesest veerandajast, nii et see on isegi päris korralik skoor hetkel, aga ai, kui ilus Kangur pani ilusa kopa Baxterile, aga number 8 Kimbala siis saab selle reboundi sealt kätte ja surub ilusasti pealt sisse. Tallinnas toimunud mängu esimest poolaga jälgides oli tunne, nagu Ventspilsi meeskond magaks ja seda nüüd Kimbalaga nagu on siin tõestanud, et kui ta siis viskas terve mänguga kokku 6 punkti, siis praeguseks hetkeks on tal need 6 punkti juba koos ja 2 korvi on ka pealt pandud, jah. Kõige enam pahandust esimeses mängus Kalevile tegi Jimmy Baxter, aga me saame siin isegi kuulata natuke, mida kuulame jah korraks, mis peatreeneriga öelda on.